Iraan otsib nüüd idast võimalust, kuidas Ameerika mereblokaadist oma sadamates mööda hiilida. Üks Iraani kõrge kaubandusametnik ütles, et Teheran uurib võimalust kasutada Pakistani Karachit ja Gwadari Iraani kaupade taaseksportimise sõlmpunktidena teistesse turgudesse. Pakistan võiks samuti varustada Iraani oluliste toodete ja tööstuslike materjalidega. Peameeles, et Pakistan on vahendanud USA ja Iraani vahel ning mõned on olnud kriitilised Islamabadi võimaliku topeltmängu suhtes. Kui see ettepanek tõesti teoks saab, võib see panna Pakistani poliitilise surve või isegi Washingtoni poolt kehtestatud teiseste sanktsioonide ohtu. Minuga stuudios, et sellest rohkem rääkida, on meie I24 Newsi korrespondent Bilal Sladin. Bilal, mida see tegelikult tähendaks? Kaubad ületavad piiri Pakistani, et sealt edasi liikuda. Aga millist riski Pakistan tegelikult võtaks, kui ta lubaks sellel juhtuda? Ja need kaubad, millest me siin räägime, on ainult kaubad, me ei räägi naftast. See peab siin selge olema, sest kui me võrdleme näiteks naftatankerit veokitega, naftatanker veab 2 miljonit barrelit naftat. Samas kui selle koguse vedamiseks oleks vaja 8 kuni 10 000 veokit. Nii et see puudutab ainult kaupu. Ja see on kogu arutelu jaoks väga oluline, sest ameeriklased kohtlevad mitte sõjalisi, mitte naftaga seotud kaupu teisiti kui neid, mis tegelikult aitavad Iraani režiimi. Nii et pakistanlased võtavad muidugi riski saada sekundaarseid sanktsioone, kuid me ei räägi Pakistanist kui tervest riigist, vaid pigem Pakistani pankadest ja ettevõtetest. Ja muidugi võivad diplomaatilised suhted Washingtoniga tõsiselt kannatada. See ei ole Pakistanis tühine asi. USA aitab neid näiteks IMF-i laenuga, nad aitavad neid terrorismivastases tegevuses ja kindlasti on kahe riigi kaitsealased sidemed Pakistanile väga olulised. Ja me peame ka meeles pidama, et tee Iraani piirilt Gwadarisse ja Karachisse läbib samuti seda Belutšistani piirkonda nii Iraanis kui ka Pakistanis, mis on separatistlik piirkond, mis on alati olnud väga problemaatiline ja julgeoleku seisukohalt keeruline. Ja see on veel üks risk. Ja lõpuks, kuid praegu Pakistani jaoks kõige olulisemana on vahendaja küsimus. Pakistanlased tahavad olla vahendajad ja peavad jääma neutraalseks. Kui ameeriklased tunnevad, et see on liig ja pakistanlased aitavad iraanlastel tegelikult Ameerika blokaadist mööda hiilida, siis kujuneb ameeriklaste jaoks hoopis teistsugune olukord ja see mõjutab, kuidas nad kogu selle vahendamisega edasi lähevad. Palju riske. Nii et Palik, mis oleks Pakistanile tegelikult kasulik, kui nad selle läbi viiksid? Mis oleksid plussid? No kõigepealt näiteks Gwadar sadam. See on 2025 aastal käidelnud vaid 8400 kaubaühikut. See on väga väike kogus ja nad peavad sadama käivitama ning loomulikult teenida sellest raha ja õigustada muidugi investeeringut sellesse sadamasse. See on esimene asi. Teine asi, mis mulle pähe tuleb, on mõjuvõim, mis neil siin 3 erineval tasandil tekib. Iraanlaste üle. Nad teevad neile naabritena teene. Ja loomulikult ameeriklastega siin saavad nad seda kasutada, seda trumbina. Ja samuti hiinlased, sest me mäletame, et Hiina on see, kes tegelikult seda sadamat haldab. Sellel ettevõttel, mis seda haldab, on omanikuks riik või kuulub see Hiina riigile. Ja see on muidugi veel üks hoob, mis neil võib olla. Nii et kokkuvõttes see on ainus asi, mis mulle pähe tuleb. Aga jällegi, see on lihtsalt hallala, kus nad saavad end hoida allpool seda piiri, mille eest ameeriklased neid sanktsioneeriksid. Ja see on neile majanduslikult kasulik ning natuke ka diplomaatiliselt hiinlaste ja iraanlastega. No, sa mainisid Hiinat. Kas on võimalik, et Hiina tõmmatakse kaudselt sellesse olukorda, kuna nad omavad sadamat? No, Hiina ettevõttel võib olla siin võimalus usutavalt oma seotust eitada, sest nad võivad lihtsalt sellele silma kinni pigistada, samal ajal kui pakistanlased, ettevõtted, töövõtjad ja pangad seda hõlbustavad. Jällegi, siin on hall ala, aga mingil määral puutuvad nad kokku Ameerika sanktsioonidega, mida nad muidugi tahavad vältida, kuid need ettevõtted, Hiina ettevõtted ja töövõtjad on Ameerika sanktsioonide nimekirjas viimased.
sest neid on mujal vaja. Ja seega teavad nad, et kui sanktsioonid tulevad, siis tulevad need esmalt Pakistani ettevõtete, mitte Hiina ettevõtete vastu. Nii et vähemalt praegu, kui see läbi läheb, siis tegelikult nad ootavad seda eitamise võimalust, nagu me ütlesime. Võimalust usutavalt eitada, nagu me ütlesime. Ja loomulikult seda kasu, mida nad sellest võivad saada. Hästi, Bilal, aitäh põhjaliku ülevaate sellest, mida me võiksime mõnest neist Pakistani sadamatest oodata. Hindan seda. Aitäh!